Jätkame maastiku arhitektidega. Teine poiss Martin Allik ja teemaks luul. Tervist! Ma ise arvan, et ma olen noor mees, mitte enam poiss, aga see selleks. Ühesõnaga, nagu öeldud sai, siis väike mõttekäik Tallinnas asuva vesilennukite hangaari kohta. Sellest on viimaste aastate jooksul päris pikalt heietatud. On sinna ühte teist lahendust pakutud. Nii vist merendusmuuseumi kui ka mosseed, kui ka tundub, et need pildid ei jookse. Ikkagi nüüd jooksevad. Lennundusmuuseum või sõjandusmuuseum ja ühte teist. Aga mul siin pool aastat tagasi tuli üks natuke teistsugune mõte, et kas see muuseumid ja need, kas see on see, mida me vajame tegelikult, et kas mitte Eesti rahvale ei ole miskit natukene suuremat vaja, midagi olulisemat, vaimsemat, olulisemat. Ja siis täitsa juhuslikult tuli siin veebruaris uudis, kus siis mingisuguse rahvusvahelise tähtsa uuringu tulemusena selgus, et ainult 14% eestlastest on usklikud. Ja see on väga kurb iseenesest, et eestlane ei usu enam Jumalat ega Jumal teab, mida ta see enam usub, et katoliiklus, budism, islam, kõik see on oma mõju või eestlase pealt kaotanud, kuidagi enam ei näri seda eestlase hinge läbi. Kurb aga tõsi, ane selga vesi põhimõtteliselt. Ja oleks siis ainult piirduks siis religiooni ja jumalatega, vaid hullem veel, meil on isegi enda riigijuhte väga raske usaldada. Üks räägib üht, teine räägib teist, seal kõik mõtlevad ümber ja edasi, kõik teame, kuidas see käib. Ja oleks siis veel need enda riigijuhid, siis loomulikult ka välismaised väejuhatajad ja nii edasi, ka nemad on natukene juba ebausaldusväärseks muutunud. Ja siis, mis meil tegelikult on, mida me usume, on popkultuur ja selle ikoonid ning inimesed, kes siis seda kujutavad, kes on neid loonud ja neid tarbivad või kasutavad. Ja siit siis võikski minna uuesti tagasi selle sama hangaari juurde ja kui nüüd seda kuplit ja seda silmaakent seal vaadata, siis vähemalt mulle isiklikult seostus sellega ainult üks ehitis ja kes on siis käinud Itaalias ja Roomas, see loomulikult teab, et juhtel siis Rooma Pantheonist, mis nagu me näeme on siis äravahetamiseni sarnane, võib-olla natukene julge öelda, aga väga sarnane. Ja milleks siis Rooma Pantheon ehitati, milleks seda siis kasutati originaalselt, see on siis ikkagi jumalate kummardamiseks. Ja ei olnud neid seal mitte algselt üks, vaid lausa mitmeid. Ja mõte ongi selles, et see hangaar võiks olla kasutuses kui tempel, kus me siis saaksime oma kaasaegseid jumalaid kummardada. Ja kes need võiks olla, valik on lai, tooks mõned sellised näited. Et sellised tuntumad figuurid, kes meile siis on kustumatu mälestuse jätnud, näiteks Marilyn Monroe. Tema võiks olla Veenus, ilu, armastuse, kõige selle, mis on puhas ja hea, mis tuleb südamest, puhas ja hea, kõige selle edasikandja. Siis järgmise karakterina võiks meil olla üllatus, ikkagi Elvis, tema oleks Apollo, lüüra, muusika, tõeline sära, selline jumalik puusanõks, see on see, millega me suudame Elvist endale, Elvise peale mõeldes, mis me nagu silme ette lööb. Need on siis sellised olulisemad jumalused ikkagi. Seppade ja tööliste, käsitööliste kaitsja võiks siis olla popikoon Che Guevara, tema siis oleks vulkaanus, selle pildi peal ka väga sobilikult on ta sellise punase kuuega
punase kuue lehvidest kujutatud. Ja ka neil oli mõlema selline füüsiline puue. Siis Michael Jackson loomulikult allilma valitseja, pildi peal on ta siis oma videost Thriller ja Vulkaan või see samune Pluto ise on siin natukene sellise teises poosis, aga see selleks. Siis loomulikult ei saa ka sõjajumalata, selleks oleks siis näiteks Adolf Hitler, kes siin on siis koos sõjajumal Marsiga. Ja see valik on üldiselt suur ja lai ja kindlasti tekitab vastuolus, et miks me paneme sellise ühe isiku ja teise isiku kokku ja kas teda ikka peaks kummardama ja nii edasi. Et see võib-olla, mida suurem kära sellest tekib, siis seda parem sellele templile see oleks, et selline meediamull sellisel rahvusvaheliselt raskel ajal võib-olla tooks meile lisa sellist tähelepanu. Ja miks mitte ka teha selline mini-Eesti versioon, ütleme nendest jumalustest, et võib-olla siis ka mõni ärimees oleks nõus ja huvitatud ja valmis seda ettevõtlust toetama rahaliselt, seda angaari korda teha, et ka paar sellist meie enda kodumaist tegelast, Lennart Meri, Liidia Koidula loomulikult, Musta hobusena võib-olla Erki Nool või Naksitrallid, et nooremane publikule ka midagi, et muidu on ainult selline mineviku suurkujud. Jah, et selline ta on meie siis samune vesilennukite angaar, et nüüd küll siin üleeile juba vist oli uudis, et sinna pidi tulema muuseum, aga veel ei ole hilja, et ümber mõelda ja uut kasutust sinna, teist kasutust sinna. Aitäh! Ma küsin täpsustava küsimuse sult. Angaar on 3. Kas sa oma jumaliku plejaadiga kuidagi 3 kategoriseerid? No see ongi see, et võib-olla seal annaks sellist mänguruumi, et üks võiks olla mingi palveruum, üks võiks olla rahvusvaheline, üks võiks olla kodumaine arengu, tegib selline laienemise arenguruum seal, et võib-olla see tsentraalne võiks olla siis võib-olla rahvusvaheline ja siis kõrval võiks olla mingi kodumaine olla ja 3. siis võib-olla sellele toetavale patroonile midagi sinna käepärast. No nii, veel küsimusi, kommentaare?